nii said omal ajal inimesed vett tuppa. Täna ma olen tulnud Kapasto metsa onni juurde selleks, et rääkida teiega uuest nimest. Kui sa oled tähele pannud või kui sa eelmine kord ka jälgisid Jumala teenistust, siis eelmisel korral ma rääkisin uuest algusest. Järgmisel korralgi räägin uuest, aga täna siis uuest nimest. Ja oleme jõudnud kiriku aastas ülestõusmise aja 4. pühapäeva, ehk siis ka aprillikuu 4. pühapäeva. Ja see on jubilate pühapäeva. Ma nii väga loodan, et see vesi ei ole siin väga värske. See päris jooma ei ahvatle, aga ma loodan, et tänase jumalateenistuse vesi, see mida Jumal jagab, see võiks värske olla. Jumal kutsub, hoi kõik janused, tulge. Algussõna jagab tänasel teenistusel meile Anu ja muusikaga teenib Peeter. Aga enne ma korraks teen teile väikese ekskursiooni sinna majja. See on selline väike maja metsa sees, kuhu saab igaüks tulla. Ja kui siin on vaba, siis ta võib siin ööbida, siin ta võib grillida, muidu toredasti aega veeta. Loomulikult elektrit, aga midagi sellist siin ei ole ja vesi, nagu näete, tuleb kaevust. Ja selline ta on. Siin palju valgust ei ole. Siia saab tuld teha, siin saab magada, siin saab süüa, siia saab raamatusse kirjutada. Ja kui vaja, saab ka küünla põlema panna. Tikud on olemas. When I last spoke with you, it was in the depths of winter, and the thoughts I shared perhaps reflected some of the darkness of the season. My longings for the past, my uncertainty about the future, and the challenges in finding a new home church. But now it's springtime, the season of renewal. I've just finished an intensive round of yard cleanup, raking, and pruning. As you remove all the dead leaves and branches, isn't it amazing how much fresh new growth is revealed? This is a reminder that God sustains his creation, providing for all living creatures and renewing the earth. Psalm 104, 27-30. And of course, this applies to us too. He is the one who sustains, provides for, and renews his people. Soon it will be time for me to replant my garden.
and for God to transplant me to a new church. I'm inspired by Psalm 1, verse 3, which talks about transplants made by God. They are like a tree firmly planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in all that they do, they prosper. I came across another encouraging thought in preparing my topic for today, which is helpful because the idea of a transplant can be intimidating. As believers in Christ, each one of us has received a transplant already. We were growing in one place, then Christ entered our lives and transplanted us. In my case, he transplanted me to TEBK 62 years ago. What a blessing and joy that was. And now that the time has come to move on, I trust God, the Master Gardener, to transplant me once again. I look forward to new growth that is resilient and deeply rooted in Him. I look forward to a renewed sense of hope and purpose, and wherever He places me, I hope to be able to reflect some of the love and joy He has given to me all these 62 plus years in TEBK. Let's pray. Thank you, Lord, for this season of renewal. Thank you for sustaining, providing for, and renewing your people. Thank you for all the years you have blessed us as members of the TEBK Church family, for giving us fellowship, connection, meaning, and function as part of Christ's body of chosen people. As the time grows closer, Lord, we trust you to transplant us in a new church home. We look forward to new growth that is resilient and deeply rooted in you, Lord. Help us to continue to grow spiritually and to fulfill your purpose for our lives. Lord, we thank you for your loving kindness, your constant care, protection, and guidance. Bless our church family far and wide. Bless those who mourn or battle health challenges. And bless the members of Tartu, Ruth, Gogudus, our new prayer partners. Open our hearts and minds now to receive this morning's message and help us to apply it in our daily lives. This we pray in Jesus' name. Amen.
tänast jutlust olen salvestamas Kesk-Hiiumaalt metsade seest, kus on üks armas onnikene, see on Kapasto onn, Kapasto metsaonn. Selliseid onnikesi on Riigi Metsamajandamise Keskus rajanud Hiiumaale tegelikult üle Eesti päris palju. Ja kuna neid ka Hiiumaal on palju, siis see, et on just Kapasto metsaonn, see ütleb väga palju. Sellepärast, et ma tean, et ta ei ole ei Mägipää metsaonn ega, ma ei tea, Leluselja metsaonn, vaid ta on just Kapasto. See ütleb mulle, milline ta on. Milline on selle onni sisemus, millised on võimalused grillimiseks ja milline ümbrus sellel onnil on. Nimi räägib palju. Ma mäletan ühte juhtumit oma noorusest, kui me olime kristlasnoortega valmistamas ette ühte platsi, võib-olla midagi sarnast nagu siin, aga see oli Kärdla lähedal, selleks, et pidada seal jaanipäeva või jaanituld teha seal. Ja siis meil oli ettevalmistav meeskond ja vaatasime, mis seal vaja teha on, mida vaja kohale tuua on. Ja varsti tuli meiega vestlema seal lähedal elav meesterahvas, keda Kärdlas kõik teadsid, et ta on selline üle linna kuulus alkohoolik ja teda hüüti mohikaanlaseks või mohikaniks. Mohikan oli ta nimi. Ja kui üks meie tiimi liikmetest siis läks temaga juttu rääkima, siis küsis, et mis su nimi on ja see mees ütles, et ma olen Mohikan. Ja see noor, kes ta käest seda küsis, ütles, et ei, et mis su päris nimi on. Ja see oli silmaga nähtav, kuidas see seda meest puudutas ja kõnetas, et keegi tegelikult tunneb huvi tema päris nime kohta, et kõik ju teadsid, et ta on Mohikan. See Mohikan on selline halvustav hüüdnimi, mille ta oli ka ise omaks võtnud. Ta oli võib-olla isegi, mitte päris ära unustanud, aga ta ei arvestanud sellega, et tema päris nimi on hoopis midagi muud. Tema identiteet oli muutunud juba Mohikani identiteediks. Nimi tähendab palju. Ma tahan täna rääkida just nimelt nimest ja ma olen pealkirjastanud tänase jutluse kui uus nimi, seepärast, et on käimas väike seeria. Eelmisel korral me rääkisime uuest algusest, nüüd uus nimi ja uus seadus on tulemas järgmisel pühapäeval. Uus nimi, aga samas võiks tänase jutluse väga vabalt pealkirjastada ka küsimusena, mis su nimi on? Mis su nimi on? Ma ei tea, kas sul tuleb piiblist ette lugusid sellest, kuidas inimesed on saanud teise nime. Või kõigepealt võib-olla see küsimus, et kus on küsitud üldse, et mis su nimi on. Esimene juhtum, mis mulle meelde tuleb Vanast Testamendist, on ju see, kui Mooses küsib seda hoopis Jumala käest. Ma loen selle teisest Moosese raamatust 3. peatükist. Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on, mis ma siis neile pean vastama? Ja Jumal ütles Moosesele, ma olen see, kes ma olen. Ja Jumal ütles Moosesele veel, ütle Iisraeli lastele nõnda, Jahve, teie vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal on mind läkitanud teie juurde. See on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve. Tundus, et Mooses ei saanud esimese hooga kuigi palju uut informatsiooni Jumala nime kohta, kui Jumal ütleb, et ma olen, on mu nimi. Aga samas selgus, et ta kogu selle vestluse käigus sai palju rohkem teada, kui ta oskas üldse küsida. Ta küsis nime, aga ta sai teada midagi väga olulist Jumala olemuse kohta, ehk selle kohta, kes ta on. Mina olen kohal. Mina olen see, kes ma olen. Või isegi, et mina põhjustan olevaks saamise. Just nii tõlgendatakse seda Jahvet
või meile tuttavamat Jehoovat. Nimi on palju rohkem kui lihtsalt üks tähtede kombinatsioon. Ja ma usun, et ühel või teisel moel ka iga lapsevanem, kui ta lapsele nime paneb, siis ta mõtleb kuidagi selle peale, et ei ole lihtsalt ja mingisugune tähtede kombinatsioon. Aga milline on see mõju, kuidas see nimi sobitub konkreetselt selle lapsega just. Üks huvitav lugu on, kui Jeesus kohtub kurjadest vaimudest vaevatud mehega. Uues testamendis kirjutatakse sellest Markuse evangeeliumis näiteks ja ta ei küsi mehe käest, kellega ta kohtub, mis oleks nagu viisakas, et tere, et kuidas su nimi on, vaid ta küsib nende vaimude käest, kes selles mehes elasid. Mis on sinu nimi? Ta mõistis, et see, kellega tal tegemist tuleb teha, ei ole see mees, vaid see vaimne maailm, need vaimsed väed, mis olid selle mehe vallutanud. Ja me loeme Markuse evangeeliumist 5. peatükist 9. ja 10. salmist, kuidas ta küsib siis kurjalt vaimult või kurjadelt vaimudelt selle mehe sees, mis su nimi on. Ja ilmselgelt ta ei küsinud seda sellepärast, et tal puudus informatsioon. Sellel pidi olema mingi teine põhjus. Mis su nimi on? Ja ta ütles talle, Leegion on mu nimi, sest meid on palju. Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt. Piibli uurijad on püüdnud kuidagi sõnastada seda, et miks ikkagi Jeesus küsib kurjalt vaimult tema nime. Mis vajadus sellel on, kui see ei ole informatsiooni saamise vajadus. Ja üks põhjus, mida välja tuuakse Piibli uurijate poolt, on see, et see toob esile selle, kus probleemi tuum on või põhjus, et see ei ole see mees, vaid probleem on see nendes, kes selles mehes elavad. Teiseks, võis küsida Jeesus, mis su nimi on, põhjusel, et tuua esile probleemi sügavus ja suurus, sellepärast et see, mida sealt seest kostisid, ma olen Leegion, see andis sellele sündmusele uue mõõtme, et küsimus ei olnud lihtsalt, ma ei tea, väikene meeleoluhäire või väikene ärevus või väikene meeltesegadus, vaid küsimus oli selles, et tema sees oli kuri vaim ja mitte ainult kuri vaim, vaid terve leegion, sest Rooma armees oli leegion umbes 1000 meest. Ja see pidi väljendama seda, et kuri vaim ütleb, et meid on siin väga palju. Meie nimi on Leegion. Ja on ka neid, kes on toonud võrdluse erinevates usundites ja folklooris levinud teooriaga, et kui sa saad teada kellegi nime, siis on sul meelevald tema üle. Sellesse uskujaid või selle esiletoojaid siiski väga palju ei ole. Valdavalt ütlevad seda, et Piibel seda siiski niimoodi ei kinnita, et kui me nüüd kellegi nime teada saame, et siis meil on meelevald tema üle. See on pigem mütoloogiast ja rahvausunditest pärit arusaam. Ja kuigi see ei ole piibellik, vähemalt enamus piibliuurijaid niimoodi näevad, siis ma tahaks siiski tuua selle näite ka mütoloogiast, Egiptuse mütoloogiast. Iisise ja Ra lugu on ehk kõige tuntum ja Iisis mitte kui terroriorganisatsioon, vaid üks jumalanna. Ja kui see lühidalt kokku võtta, siis päikesejumal ja kõigi jumalate kuningas Ra, tal oli palju nimesid. Aga tal oli üks salajane nimi ja see, et seda keegi ei teadnud, et ta seal nimi oli, see andis talle tohutu meelevalla ja tohutu väe. Ta oli väga võimas ja just võimsaks tegi talle see salajase nime olemasolu. Ja seal on jumalanna Iisis, kes tahtis samuti sama võimsaks saada ja ta teadis, et see lähtub sellest salajasest nimest. Ja nii ta võtab ette siis nii-öelda projekti, ta tegi Ra süljest ja maapõrmust Mao, kes salvas Raad, Ra jäi väga haigeks, oli suurtes valudes, ükski, ma ei tea, maag ega jumalus ei saanud teda aidata ja nii ilmub ühel hetkel siis Iisis kohale ja ütleb, et ma saan sind aidata, aga sa pead ütlema mulle oma salajase nime.
ja kuigi Ra võitleb selle vastu, siis valud on nii suured, et ta ütleb, et okei. Ja ta ütleb selle salajase nime ja Ra saab meelevalla ja väe, mida ta oli igatsenud ja selles meelevallas ja väes Isis saab selle ja selles meelevallas ja väes ta tervendab ka Ra. See on üks lugu. Saksa muinasjuttudest on selline keerulise nimega tegelane teada kui Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Ja see on samamoodi lugu sellest, kuidas tema vägi lähtub sellest, et keegi ei tea ta nime. Ja ta on selline kuri päkapikk, võiks öelda. Ja ühel hetkel, kui ta nimi siis ära arvatakse, siis ta kaotab kogu oma väe. Need on rahva pärimused ja mütoloogia, mille sarnast me siiski piiblist ei leia, aga nimel on oluliselt suurem tähendus kui meie oma läänelikus kultuuriruumis ja tavaelus üldse mõtleme või oskame tähendust anda. Sellel ajal, kui piibel kirjutati, sellel ajal anti nimele hoopis teistsugune kaal. Mis seob Abrahami, Saaraid, Jaakobit, Peetrust? Ja ma usun, et enamust juba teate, kuna te teate konteksti, et need on kõik piibli tegelased, kelle nime Jumal muutis. Uus nimi. Kõige võimsam on loomulikult Jaakobi nime muutus, sest sellest sai terve rahvas nime. Aga see kontekst on päris huvitav, nimelt ta võitles öösel ingliga või mingi olendiga. Ta tõenäoliselt ingliga. Ja ta võitles nii kaua ega lasknud lahti, kuni hakkas koitma ja ingel ütles, et lase lahti, mille peale Jaakob siis ütleb. Ma loen 1. Moosese 32, salmid 28-30. Ei, ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Ja sellel inglil ei jäänud seal muud üle, kui ta vigastas Jaakobit füüsiliselt. See on huvitav ka, et ühes vaimulikus võitluses olles Jumalaga võid sa lahkuda sealt füüsiliselt vigastatuna. Aga kui me loo lõpun loeme, siis õnnistatuna. Ja siis küsis ingel Jaakobi käest siis, mis su nimi on? Ja ta vastas Jaakob. Ja seepeale ütles tema, su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael. Sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja sa oled võitnud. Ja siis küsis Jaakob ja ütles, ütle nüüd mulle oma nimi. Aga ta vastas, miks sa mu nime küsid? Ja ta õnnistas teda seal. Jaakob, nagu me teame, oli olnud ju kogu aeg teine. Ta oli see kannast kinni hoidja. Kui nad sündisid kaksikutena koos Eesaviga, siis tema oli see teine, kes hoidis Eesavi kannast kinni, aga see tähendas tolle aja kultuuris seda, et sa oledki teine. Sa ei ole esmasündinu, sul ei kuulu kõik need privileegid, mis kuuluvad esmasünni õigust kandvale esikpojale. Ja tegelikult terve tema elu oli võitlus selle õiguse, selle õnnistuse pärast. Ja nüüd see sõnum, mida ingel annab Jaakobile, muudab ta elu. Kui ta kogu aeg on olnud teine, kogu aeg on ta olnud millegi järgi nagu püüdle, mida ta ei saa, kogu aeg see läheb eest ära ja nüüd ütleb ingel, sa oled võidelnud ja sa oled võitnud. Sa oled Iisrael. Sa ei ole enam Jaakob. Me ei räägi täna Eesavist kui oma usuisast, vaid me räägime Abrahami, Iisaki ja Jaakobi või selle kirjakoha põhjal siis Iisraeli Jumalast. Ortodoksi kirik on minu teada ainuke kristlikest konfessioonidest, kes ristimisel annab uue nime inimesel, kas sa oled siis väikese lapsena ristitud või täiskasvanuna, antakse pühaku nimi. Kui mina laseks ristida ennast ortodoksi kirikus, minust saaks tõenäoliselt Timoteos. Jürist tõenäoliselt Georg. Mihklist Miikael. Üks tuntuim Eesti kontekstis ja see nime muutusega on mees, kelle kodaniku nimi on Karl Ustav Kreek. Karl Ustav Kreek. Võib-olla see nimi veel väga midagi ei ütle, aga kui ta siis astus ortodoksi usku ja lasi ristida ennast, siis temast sai Kirillus Kreek, Eesti tuntud helilooja. Ja neid nimesid võib ka küll vaadata
teistpidi, et kui ta ühtepidi on see, et Eesti nimele antakse kõrvale sarnane pühaku nimi, siis paljud Eesti nimed on just tulnud tegelikult pühakute nimedest ja need on kuidagi eestistatud ja lihtsustatud. Ortodoksi kirik teeb seda, kuna ristimine on nende jaoks uus sünd. Kõik saab uueks, ka nimi ja sellega koos identiteet. Ning kuna nimi on pühaku nimi, siis tekib selline tugev side konkreetse pühakuga, kes siis ka konkreetse inimese eest palvetab ja kes on sellele inimesele ka eeskujuks. Ma olen pikalt rääkinud nimede olulisusest ja selles kontekstis tuletan meelde tänase jutluse küsimust. Mis on sinu nimi? Ma ei tea, kuidas see kõnetab sind, kui ma küsin sinu käest. Ma usun, et kuidagi moodi rohkem kui lihtsalt, et sa ütled oma nime, mis sul passis on. Mis on sinu nimi? Kas sa oled elamas oma selle päris nimega? Selle nimega, mille Jumal on meile andnud. Ilmutuse raamatus räägitakse sellest, kuidas kord taevas antakse meile kivikesed, kuhu on kirjutatud meie uus nimi. Mis sa arvad, kas see on midagi päris uut või on see midagi, mida Jumal tahab juba meile teada anda siin maailmas elades? Uus nimi. Ma ei tea, aga ma usun, et see on see sama nimi, millega Jumal kutsub sind terve sinu elu. Oled sa mõtelnud sellele, et Jumal on sind kutsumas ja sa võib-olla ei pane tähelegi, sest see nimi, millega sind kutsutakse, see tundub kuidagi võõras. Ma usun, et sa oled näinud, ma ei tea, filmidest või kuskilt, kui keegi on oma vale nime võtnud ja siis teda kutsutakse selle vale nimega, aga ta ei ole harjunud sellega ja ta ei pane tähelegi. Sellepärast, et ta on ikkagi see identiteet, on see vana nimega. Aga võib-olla see maapealne teekond meil ongi see, et me kasvaksime kokku nii selle uue nimega, mille Jumal meile andnud on, et kui Jumal kutsub meid, siis ei oleks meile võõras, siis ei oleks meile kauge, vaid me mõistame, et kodu kutsub meid meie enda nimega. Võib-olla on juhtunud, et kõik on sind terve elu või paljud on sind terve elu kutsunud nimedega, mis on röövinud sinu elust palju. Võib-olla see, et tema on see probleemne või et tema on see laiskvorst. Või tema on see, kes teeb suuga suure linna, aga käega ei kärpse pesagi. Tema on valetaja, tema on see usus leige, tema on see patukott, tema on see haige. Need on nimed, sildid ja hinnangud, mida me anname teistele, vahel me anname ka iseendale neid ja ära ole nii naiivne, et need nimed ei mõjutaks meid või siis teisi. Et see ei kujundaks identiteeti. Sageli on perekonnad kohad, kus võib-olla isa, võib-olla ema, võib-olla mõlemad saavad anda tohutult suure pärandikoti lastele kaasa. Ja loomulikult me saame anda võib-olla midagi pangakontole, võib-olla ma ei tea, maja jätta pärandada või auto või midagi veel, aga see ei ole pooltki nii suur kui see, mida me saame teha oma sõnadega, nende nimede andmisega. Sõnad, hoiakud, millega me oleme oma lapsi kutsunud või nimetanud. Need nimed võivad olla jõudu andvad, üles tõstvad, aga need võivad olla ka nagu 1 000 000 tonni raskust, mis ei lase tõusta nendesse kõrgustesse, kuhu meid Jumal on asetanud ja kutsunud ja loonud. Ja nii on vahel vaja abi. Abi leida üles see oma päris nimi või uus nimi. Mis mu nimi tegelikult on? Kas tõesti see, kes ei jõua kuhugi ja lõpetab vanglas? Kas tõesti see, kes rikub kõik ära alati? Nii võib-olla nagu isa ja ema vihastamise hoos on sulle kunagi näkku ütelnud. Kord tekkis probleemne olukord ühe poisiga klassiruumis, kui ma olin õpetaja, oli vaja grupitööd teha. Ja vahel juhtub seda, et siis kui gruppe moodustatakse, siis on neid, keda ei taheta gruppi. Ja seal oli ka üks poiss, kes ei olnud, ütleme, väga kõige kergema käitumisega ja siis teda ei tahetud.
ja nii ta jäi sinna kuidagi üksinda ja siis ma uurisin, et äkki sa saad siia, ei, meie ei taha. Ja siis ta prahvatas välja seal, et nojah, et ma olen ju ajukääbik. Ja siis ma küsisin, et aga kes sul ütelnud niimoodi on, et sa oled ajukääbik? No mu ema ja isa kogu aeg ütlevad mulle, et ma olen ajukääbik. Ehk siis keegi, kellel puudubki potentsiaal millestki aru saada või mõista. See on nimi, mis kujundab tulevikku. Mis on sinu nimi? Võib-olla keegi ütleb, et sa oled läbi kukkunud. Jumal on ütlemas, et sa oled üles tõstetud, sa oled taastatud. Keegi ütleb, et sa oled hüljatud. Jumal ütleb, et sa oled armastatud. Keegi ütleb, et sa oled süüdi. Jumal ütleb, et sa oled andeks saanud. Keegi ütleb, et sa oled nõrk. Jumal ütleb, et ma olen sind tugevaks teinud. Keegi ütleb, et sa oled väärtusetu. Jumal ütleb, et sa oled kõige väärtuslikum. Keegi ütleb, et sa oled kadunud. Jumal ütleb, et ma leidsin su. Keegi ütleb, et sa oled katki. Jumal ütleb, et sa oled tervendatud. Keegi ütleb, et sa oled üksi. Jumal ütleb, et sa pole kunagi üksi. Keegi ütleb, et sa oled hirmunud. Jumal ütleb, et sa oled julgustatud. Ära karda. Keegi ütleb, et sa oled orjastatud. Jumal ütleb, et sa oled vaba. Keegi ütleb, et sa oled häbistatud. Jumal ütleb, et sa oled puhtaks pestud. Keegi ütleb, et sa oled unustatud. Jumal ütleb, et sa oled mulle alati meeles. Keegi ütleb, et sa oled pime. Jumal ütleb, sa oled nägija. Keegi ütleb, et sa oled teenija. Jumal ütleb, et sa oled laps. Minu laps. Keegi ütleb, et sa oled võõras. Jumal ütleb, sa oled omaks võetud. Armsad, me anname iseendile nimesid. Meie vanemad annavad meile nimesid, meie klassikaaslased, meie töökaaslased, meie koguduse kaaslased. Meile antakse nimesid, aga meil on üks salanimi. Nii nagu Egiptuse mütoloogiasse jumalate kuningal Raal oli see salanimi. Ja kui seal oli lugu selline, et selle teada saamine tegi kellegi teise väeliseks ja võimsaks ja tema kaotas selle väe, siis armsad, kui meie leiame ja mõistame ja saame kuidagi ilmutuse sellest, mis on see meie nimi, mille Jumal on meile andnud, siis see annab meile väe. Ka kurjuse vägede üle. Me ei pea teiste nimesid teada saama, aga kui me saame oma Jumala nime teada, siis see teeb meid tugevaks meie Jumalas ja meie vaimulikus identiteedis. Siis on meid raske peatada, et tuua esile oma elus ja oma elu läbi see, milleks Jumal on meid kutsunud. Nii et armsad, meie nimi võib olla meile peegel, kus me näeme seda, kes me täna oleme. Meie nimi võib olla mälestusmärk millestki, mis on kunagi sündinud, on see siis positiivne või midagi väga valusat ja rasket. Ja meie nimi võib olla ka meile kutse, midagi, mis on suunatud tulevikku, mingi perspektiiv, nii nagu Jeesus andis Peetrusele, et sa ei ole enam Siimon, sa oled Keefas, sa oled nüüd Kalju ja selle peale hakatakse midagi ehitama. See on perspektiiv. Ma nii usun ja loodan ja palun, et sa oled kuidagi moodi saanud oma ellu kas taas üles leida või just ilmutatud ühe uue nime, mille Jumal sulle ütleb või selle nime, mille Jumal on sinule pannud. Ja see annab sulle jõudu, see annab sulle usku edaspidisesse. Et nii võib olla meie nimi meile õnnistuseks, aga see võib olla ka koormaks, aga Jumal antud nimi on alati õnnistuseks, alati perspektiiviga. See on suurem kui hetkeolukorrad, see on suurem kui inimeste arvamused, ühiskondlikud trendid või prognoosid. Tark on ära kuulda Jumala käest oma nimi, otsida seda, küsida seda ja siis sellega joosta. Selles on vägi, selles on arm, selles on kõik see, kes sa oled ja mida sa suudad. Issand, tänu sulle,
et sa oled andnud meile nime. Me ei ole kuidagi nimetud, anonüümsed, vaid me oleme sinu jaoks väga isiklikud, väga erakordsed ja väga ainulaadsed. Issand, tänu sulle, et see nimi, mida sa meile oled andnud, ei ole läbikukkuja nimi, vaid see on võitja nimi. See on uus nimi, mida me kord loeme nendelt valgetelt kividelt, mille sa oled meile valmis pannud kord taevas. Aita meid kõiki sellel teekonnal. Julgusta meid ja tõsta üles. Tee terveks ja anna jõudu. Jeesuse nimel. Amen. Armsad, selline sai tänane virtuaaljumalateenistus siit Hiiumaa või Kesk-Hiiumaalt Kapasto metsaonni juurest. Aga mitte see pole kõige olulisem, vaid kõige olulisem on see, kui me kuidagi saime inspireeritud Jumala vaimu poolt leida üles see nimi, mille Jumal meile andnud on. Armsad, olgu hoitud, kui Jumal päevi kingib, siis järgmisel nädalal, järgmisel pühapäeval, siis kui on juba maikuu, kohtume taas. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.